Mis on diabeet? Miks meil läheb see veresuhkur lõpuks kõrgeks? Mis on need diabeedi sümptomid, tunnused, mille järgi siis tuvastada, et kas mul on äkki tekkinud diabeet? Inimesed otsivad väga palju vastuseid nendele küsimustele, aga kas nad saavad ka seda? Kas nad reaalselt saavad mõistmist, kui nad lähevad mõnele leheküljele, et okei, selline asi on toimunud. Ja mul on tunne, et ei saa. Ja läbi selle, et ma olen siis 6 aastat harinud ennast, lugenud, kuulanud, üritanud aru saada, kuidas see keeruline süsteem meie sees toimub, olen ma ennast ise toonud tagasi eeldiabeedi seisundist. Ma tean täpselt, mis sümptomid sellel ajal olid. Ja nüüd siis ma jagan sinuga ettekannet, kus ma annan siukse visuaalsete slaididega sulle nagu sellist selgust. Ja see selgus aitab sul teha muudatusi. Aitab sul välja tulla võib-olla sellest teist tüübist diabeedist, kus sa oled. Välja tulla sellest olukorrast, et sul ongi tuvastatud kõrge veresuhkur nüüd arsti poolt. Mida siis teha? Mida mõelda? Aga esmalt sa pead aru saama. Nii et võta aeg ja ma hakkan näitama sinuga slaide. Kõigepealt, mis on diabeet? Ja kui me lähme mõne autoriteetse leheküljele, on siis Tervisekassal näiteks krooniline haigus, mis tekib, kui kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini või kui organism ei suuda seda efektiivselt kasutada. Ja samamoodi ütleb veel, et teise tüübi diabeedi korral pankreas küll toodab insuliini, kuid organism ei oska seda veresuhkru taseme reguleerimiseks kasutada. Ja toob välja ka, et diabeet ei ole ravitav. Kuid seda on võimalik ravimitega tõusvat kontrolli all hoida. Eesmärk on hoida veresuhkru tase kindlas vahemikus. Ehk siis ta toob välja, et ütleme, kui näiteks teist tüüpi diabeet, et siis ainult on võimalik ravimit kasutades hoida, aga toit ju selle mõttes ka muudab meie veresuhkru taset. Ja sellest ma räägin ka, kuidas. Ja mina olen olnud eeldiabeedi seisundist ja ma olen täielikult välja tulnud ja ma olen 6 aastat olnud ideaalkaalus, mul ei ole kaaluküll olnud sellepärast, et ma saan aru oma kehast ja täna, kui sa vaatad selle video lõpuni, saad ka aru. Diabeediliit on öelnud siis, et diabeedi puhul ei tooda kõhunääre insuliini piisavalt või üldse mitte või insuliini mõju organismis on puudulik. Teist tüüpi diabeedi põhjuseks on mõju nõrgenemine ehk insuliini residentsus või insuliini eritumise häire või mõlemad põhjused. Ehk siis see info tegelikult ei anna mitte mingagi selgust. Segadus tekib pähe ja nüüd ma avan seda maad siis täpselt. Ja oma loost ka siis 2018 enne oktoobrit ma olin eeldiabeedi seisundis. Üldises mõttes ma olin tervislik toituja. Ma sõin väga puhtalt, mul spordiinimesena on olnud küllaki head harjumused, ei olnud palju karastusjooki, ei söönud magusalt palju, aga ikkagi tekkisid mingid sümptomid. Pidev nälg, unisus, toidukooma peale söömist, peale lõunat, isegi peale hommikusööki, ma mäletan. Kogu aeg oli nälg, sõid ära 2 tunni pärast jälle mõtlesid söögile. Emotsioonid hästi kõikuvad, ma mäletan seda eriti õhtusel ajal, kui tollel ajal elukaaslasega läksime poodi, mõlematel kõhud tühjad. No oi, kui raske oli. See ärritunud olek oli väga, ma mäletan seda ja see läks alles üle siis, kui me lõpuks sai midagi kõhtu pandud kodus olles. Ja see oli väga siuke kõikuv emotsioonid üldiselt. Ja kõht läks küllaki kiirelt tühjaks. Ja nüüd 2025 kõik on okei. Peale 2018 oktoobrit mul ei ole kaaluga kordagi probleeme olnud. Ja tänu sellele, et mul on mingid teadmised oma keha suhtes ja nüüd saab varsti sina ka. Aga jah, mis on sinu ideaalne visuaalne keha tulevikus? Ehk mina olen praegu 38. Siis sellised vanus juba inimesed on palju tekkinud juba õllekõudmeesteleks. Ja kui me kerime veel aega edasi, siis tegelikult on see üldine rasvumine päris kõva teema, nagu suur teema. Ja
kui me olime noored, 20-aastased ka, meil olid iidolid isegi, kui me ütleme ka siin pildi peal James Bond, superkeha, vaatame ka megastaare. Ja nüüd täielik ülekaalus. Ja ma arvan, et see on normaalsus. Ehk see ülekaal tulebki aastatega, aga tegelikult see ei ole normaalsus. Ja sinu esimene eesmärk on ka muuta seda mõttemustrit, see ülekaal ongi sihuke tavaline asi, see tuleb. Ei, see ei ole tavaline. Ja kui natuke uurida ringi, leida inimesed, kes on kõrges eas, näevad supervormis välja, siis tegelikult seal peituvad vastused. Peituvad vastused nende teadmistes. Sest kui meil on teadmised, siis me saame muuta. Ja Mark Sisson on hea näide, kes on 70-aastane ja tema keha on vapustav. Sellist keha ei ole praegusel 20-aastastelgi mõnedel. Ja kuna me siin oleme kimpus ülekaalulisega üldises mõttes rasvumusega Eestis, on hea mõista kõike seda toitu, mida me sisse tarbime. Ehk siis enam ei ole seda võimalik meil nii palju kui tervislikult toituda, või me peame teadlikult toituma. Aga nüüd siis ongi, kui sa kujutad ette, et see ülekaal ei ole normaalsus, siis see on esimene mentaliteedi muudatus, su peas peab olema. Ja leida need inimesed üldse, kui sa mind ei taha kuulata, leia neid inimesed, kes näevad head välja ja mida nad räägivad täpselt. Sest seal peitub tõde. Ja kaalu langetamisel, keharasva kaotamisel ongi see, et me ei saa läheneda kehakaalu langetamisele matemaatiliselt, kuna meie keha on bioloogia, bioloogiline süsteem, täppisteadus. Meie keha ei ole nagu auto, et me teame, et me saame sõita 7 liitriga 100 kilomeetrit. Et see ei ole niimoodi päris. Ja kui me sööme, kaotame kaloreid, tavaliselt sisse-välja kalorite süsteem, mis on hästi palju fitnessi maailmas tuntud, siis meie keha muudab hormoonid. Need on signaalmolekulid, mis annavad teada, et mis nüüd toimuma hakkab. Meil ei ole kehas kalorisüsteemi, ehk siis ta ei tuvasta kalorid nagu, et see on nagu siis kartul, see on siis leib, see on šokolaad, et ta kuidagi käib mööda muud mehhanisme. Et meil ei ole nagu eraldi sahtlid, mis töötlevad. Ja hormoonid on see A ja O, mis kontrollivad kaalulangetust. Ja toidu koha pealt ka sihuke analoog, et kui me näiteks sööme süsivesikuid, annab energiat, energia põhiüksus, energiaallikas söögist, oled kuulnud kindlasti, siis süsivesikud lõhustatakse meie kehas glükoosiks. Glükoos ongi see veresuhkur meie vereringes. Osa läheb siis energia kasutamisse, ehk siis kui me liigutame aktiivselt, paneme lihast liikuma, siis keha hakkab kiirelt kasutama seda energiat. Aga juhuslikult, kui me sööme üle, eks ju, siis see energia ladestub ja energia muundub ja ta muundub meie keha varuaineks, glükogeeniks, mis asub meil maksas ja lihastes. Ja sealt, kui on juhuslikult see varu täis, siis seda muundatakse omakorda rasvaks, ehk siis see kivisüsi energia kasutamisel, kütmisel, mis siis on pikaajalisem ja annab siis 9 kilokalorit energiat. Ja inimene talletab siis energiat 2 viisil. Et tegelikult see slaid selgitab lahti, kuidas toimub kaalu tõus ja kaalu langetus. Ehk siis meil on varuaine, et näiteks kui me sööme süsivesikuid, siis süsivesikute järel siis keha hakkab muundama seda esmalt siis glükogeeniks. Glükogeen on siis see varu, ehk kui meil ei kasuta ära energiat, siis ta läheb meile varusse maksas ja lihastes. Ligi siis 110 grammi võib olla meil siis maksas. See oleneb, kui suur keha on, mida väiksem keha, seda väiksem varu. Ja lihastes, kus seda on kõige rohkem. Kuni 500 grammi.
Ja nüüd siis me kasutame seda varuainet siis, kui me juhuslikult ei söö. Me kasutame seda varuainet, kui me magame. Magamise aeg on see kalorite kaotus on põhimõtteliselt väga sama, mis on nagu päeval olles. Et me magades, me organid kõik vajavad energiat kogu aeg ja see töötab edasi. Aga nüüd siis, kui meil on see varu täis, meil on vaja kuhugi ladestuda seda energiat, siis meie kehas on mehhanism lipogenees. Ja see varuenergia glükogeenist muudetakse nüüd keharasvaks, mis siis tekib õllekõhuna, eks ju meil meestel, see viseraalne rasv, mis tegelikult ongi see, mis on kõige ohtlikum. Ehk õigemini, mida rohkem keharasva, seda suurem tõenäosus on, et me saame neid rohkem kroonilisi haiguseid, südame-veresoona risk on suurem, et kõik on seotud sellega. Kehamassiindeksiga mingil määral seda mõõdetakse, aga see isegi pole õige, sest tippsportlane võib olla kehamassiindeksi järgi rasvunud. Aga nüüd siis, näiteks öösel olles me ei söö, me magame 8 tundi voodis põhimõtteliselt, paastume, siis hakkab toimuma siuke protsess nagu lipolüüs, ehk siis keha hakkab kasutama varuainet, ehk siis glükogeeni esmalt, aga kui glükogeeni varud on juhuslikult tühjad, siis ta läheb rasva kallale, hakkab kasutama energiat sealt. Muidugi arvatakse ka, et me hakkame lihaseid kulutama, siis mehhanismi mõttes ja võtame evolutsiooni mõttes, et miks peaks näljas olnud inimesel hakkama esmalt lihaseid kulutama. Ehk siis, kui inimene näljas, siis ta peaks just tegema tööd, et leida nüüd toitu, kui on suur nälg, võtame seal 5000 aastat tagasi. Ta hakkab esmalt rasva ikkagi kulutama, lõhustuma. Sest muidu see ei ole ellujäämise mõttes nagu loogiline süsteem ju. Et miks me peaksime lihased ära kulutama ja hoidma rasva? Pigem vastupidi. Ja nüüd siis ongi see, et meil on siis 2 mehhanismi, mis siis tõmbavad omavahel. Ehk siis meil on veresuhkur, mida kogu aeg toodetakse su kehas ja on stabiilselt kogu aeg 3,5 kuni 6 millimolli veres. See on normaalsus, see kogu aeg on stabiilne olek. Kui me magame, siis ikkagi hoitakse sellega, et meil hakatakse siis lipolüüsi najal seda veresuhkurt tõstma uuesti. Aga kui me sööme, siis su veresuhkur ka saavutab seal 1-2 tunni tagant tipu ja sealt tõmmatakse seda alla tagasi. Sest kui veresuhkur on pikalt kõrge, siis ta tegelikult muutub organismile toksiliseks. Et meie keha on loodud sellega hoida normaalset veresuhkrut alati. Seda reguleerivad siis põhimõtteliselt 2 hormooni. Ehk siis hormoonid kontrollivad seda mehhanismi. Ja veresuhkur tõuseb ka siis makrotoitainetel erinevalt. Et meie keha on kui hübriidauto. Et me saame edukalt põletada siis seda süsivesikuvaru ja rasvade varu. Ja arvatakse ka, et me kaotame ka valke, eks ju. Aga meie eelistatavad energiasüsteemid on rasvad ja süsivesikud, suhkrud. Valgud ja valkude toime kehal on natuke erinev. Valgud on ülesehitamisega hästi olulised. Ehk siis neid ei saa võtta kui kütust. Sest nemad on, kui kujuta ette, et auto, ütleme hübriidauto, ta kasutab elektrikütust ja bensiinikütust. Ja valgud on sellel autol on põhimõtteliselt see struktuur, auto see tugevus, see, mille peal need rattad ja mootor liiguvad. Et valgud ei ole energia. Teda saab muundada energiaks, aga ta ei ole eelistatav energiaallikas. Ja see on nagu vaja aru saada, et teinekord me juba sööme, vaatame toidu pealt, valkude pealt, et oi, seal on nii palju kaloreid, siis tegelikult need kalorid ei ladestu rasvana. Kui liiga palju, siis ta muundatakse lõpuks glükoosiks ja siis ta saab rasvaks minna. Aga valgud iseenesest ei tekita söömise järel seda lipogeneesi.
ja need kaks hormooni siis, mis siis reguleerivad, on siis insuliin ja glükagoon. Need on kaks nagu venda. Ja need vennad alati siis tõmbavad seda veresuhkrut sinna stabiilsesse seisu. Ehk siis, kui me oleme söönud, kõht on täis, siis hakkab tööle insuliin ja tõmbab selle veresuhkru normaalsusesse. Aga kui me oleme nagu söömata pikalt, näiteks ööseleks, siis töötab siuke hormoon nagu glükagoon. Ja need kaks hormooni nagu lüliti on-off, et meil ei ole võimalik, et meil on nagu üks teeb natukene ja teine teeb natuke 50% tööd. Et ei ole, meil on alati kaks mehhanismi ainult. Ta on sees või väljas. Kui meil on veresuhkur kõrge, siis esineb meil pigem protsess lipogenees, kui me energiat ära kasuta, eks tööks. Aga kui me ei söö, siis hakkab lipolüüs tööle ja hakkab võtma seda energiat seest poolt. Ja insuliini toime siis ongi viia see liigne veresuhkur rakkudesse. On ta lihasrakkudesse, on ta rasvarakkudesse. Ta on nagu võti. Ehk siis, kui me sööme, insuliin tõuseb, siis keha hakkab tootma pankreas seda insuliini ja see suunatakse vereringesse ja siis ta nagu ongi töötab nagu võti. Ja probleem on selles, et seda veresuhkrut ei suudeta õigel ajal ära viia enam vereringest. Ja kui see pikalt, siis tekib meil kehas siis hüperglükeemia. Kui veresuhkur on liiga alla tõmmatud, on siis hüpoglükeemia. Ja normaalne ongi see, et kuskil siis seal 3,5 kuni siis 6,6 ja üle selle siis hakkabki minema vaikselt siis hüperglükeemiaks. Ja kogu selle juures ongi see, diabeedi juures ongi see põhisüüdlane, on insuliin. Sest tema siis otseselt ongi seotud selle teist tüüpi diabeediga, esimest tüüpi diabeediga. Ja probleem ei ole ainult selles, et see veresuhkur on kõrge. Ehk siis siuke olukord võib olla, kui diagnoositakse diabeet tavaliselt, et hommikul minnakse perearsti juurde, et inimene on käinud pidevalt mõõtmas ja siis ootamatult selgub, et veresuhkru tase on läinud liiga kõrgeks nüüd. Aga probleem ei ole tegelikult see, et see veresuhkur on kõrge, vaid see insuliin ei suuda enam seda veresuhkurt verest ära viia nii kiiresti. Ehk siis probleem on ammu juba ilmnenud tegelikult. Ja põhiprobleem on selles, et me peaksime mõõtma insuliini, mitte veresuhkrut esimese asjana. Sest kõrge veresuhkur tekib alles seda, kui insuliin ei suuda enam seda tööd teha. Ta lihtsalt ei jaksa kogu aeg pumbata. Ja nüüd siis tekibki olukord, et kui enam ei suuda pumbata, meil on arenenud välja siis need diabeedi tunnused, sümptomid, nagu ma tõingi välja, et mina olin eeldiabeedi seisundis ja ma rääkisin, mis sümptomid ja teist tüüpi diabeediku sümptomina üks kõige parem viis aru saada on siis, kui me näiteks öösel tahame vetsu minna, me tunneme, et hullult häda ja meil suu hullult kuivab. Ja see on sellepärast, et meie keha tahab väljutada seda liigset veresuhkrut, kuna see on ju kehale toksiline. Ja öösel just eriti, et kui keha nagu natuke on siuke taastumisrežiimis, siis keha nagu näeb rohkem vaeva veel, tal on võimalus näha vaeva ja siis hakkab olema see olukord. Ja need on niisugused head kohad, sest ma tean juhtumeid ka, kus mina ise olen pannud diagnoosi inimesele, et ma ei tee inimesele nõustamisi, et ma ei ole see ekspert, ma ei ole toitumisnõustaja, ma olen teadushuviline, kes on praktiseerinud palju enda peal ja ma ei tohigi tegelikult nõustada. Ja siis oli üks inimene rääkis ka ja mina paningi põhitunnustena, oligi need kaks asja, see sage urineerimine ja suu kuivus, panin ta selle patta, ja
ja lasin inimesel natuke nagu seda uurida ja mõista, et kas see on. Ja see olukord ka, kui me oleme eeldiabeedis, kus mina oligi insuliiniresidentsus ehk siis nende tunnuste põhiprobleemiks ongi see, et meil kehal need võtmed enam ei tööta. Ehk siis kujuta ette, see luku, see võti on kuidagi sihuke muutunud siukseks mittekeeravaks. Eks see luku auk või võti on sihuke, kuidagi ta ei lähe sinna sisse, ta ei ava rakkude jaoks seda energiat ja selle tõttu siis keha toodab veel rohkem insuliini, veel rohkem, kuna siis me peame selle veresuhkru alla saama. Ja insuliiniresidentsus ongi see põhimõtteliselt olukord. See on nagu ka kujuta ette ja see tekib ka siis, kui me sihuke krooniliselt kogu aeg teeme seda. Näiteks ka, kui me esimene kord tarbime alkoholi noorena, eks ju, hakkas kohe pähe ja me oksendasime välja. Siis, kui me teeme seda pikalt edasi kogu aeg, kogused suurenevad, siis meie see tolerantsus ka nagu suureneb. Samamoodi on ka ravimite residentsus ehk antibiootikumite, ehk me peame doosi kogu aeg suurendama, et see ravidoos mõjuks meile lõpuks. Insuliiniresidentsus on samamoodi, ehk meie toiduharjumustes on midagi sellist, mis siis tegelikult pikemaajaliselt mõjutab ja samamoodi siis geneetiline pool, ehk siis meil on teatud geneetika soodumused, mis siis mõnele inimesele tekitavad kiiremini, mõnele aeglasemalt. Ja kogu see protsess käibki nagu ringiratast ja kui meil on kogu aeg pidevalt kõrge insuliin, siis hakkab kehas tekitama põletikke ehk CRP tase ehk siis ülekaalu üldises mõttes vitseraalne rasv on põletikku tekitav. Ja see olukord ka siis on nagu sihuke nõiaring. Ja meil on kogu aeg nälg, me sööme kogu aeg ja me ei saagi kehas seda rahu tekitada. Meil on nagu nässus, hormoonid on nässus ja me peame tegema restardi neile. Ja see insuliiniresidentsus on ka avaldub väga erinevalt. Me võime minna mingite erinevate sümptomitega erinevate arstide juurde. Me võime saada üle 10 erineva diagnoosi, 10 erinevat rohtu peale, aga põhjus on üks ainult. Kuna see põhiainevahetushormoon on ja kogu see keha on lihtsalt läinud nagu katki kergelt ja meil on vaja nüüd see korda saada. Ja sihuke hea raamat on ka Why We Get Sick. Soovitan seda lugeda, saada natuke aru sellest. Muidugi teine raamat on hea, on Glükoosi revolutsioon, ehk siis mõista. Need 2 raamatut selgitavad sulle väga palju ka. Ja teine oht on ka see, et kui me tarbime seda puuviljasuhkrut, ehk siis ka, kui me mõtleme ajast tagasi, siis kui mina olin noor, siis meil ei olnud väga neid mahlasid saada. Õunamahla ma väga ka palju ei saanud ja on teatud perioodid, kus me siis kogusime ja loodusevolutsioonis on ka tegelikult, et loomad söövad ka neid marju hästi palju just vahetult enne talve, ehk siis kui rasva koguda, et hoida soojas, siis nüüd on meil võimalik igapäevaselt süüa puuvilju kogu aeg. Varem seda ei olnud võimalik aastakümneid tagasi. Ja selle erinevus on ka, et töötlemisel meie keha siis maks töötleb siis fruktoosisuhkrut ehk puuviljasuhkrut ja alkoholi ja etanooli. Ja see on ka kindlasti suuremad põhjused, miks see tekib insuliiniresidentsus, kuna maksab korralikult vatti kogu aeg ja see mõjutab omakorda pankriast, mis toodab insuliini. Ja ma tean tegelikult ka juhtumeid, kus siis suure alkoholi tarbimisel, pikal tarbimisel on tekkinud inimesel lõpuks esimest tüüpi diabeet. Ehk siis ta on tekitanud kehale autoimmuunhaiguse, tervet keha, meie immuunsüsteem, valged rakud hakkavad ründama siis meie pankriast. Ja pankrease rünnaku mõjul häirivad need siis
beta-tselli rakud, mis siis tegelikult tootavad beta-rakkude, mis toodavad siis seda insuliini ja selle mõjul siis meil areneb välja pankreatiit. Ja samamoodi see võib olla ka liig puuviljade tarbimisel. Ma tean seda, kui sa võid lugeda ka Steve Jobsi filmi tegemisel, Ashton Kutcher üritas teha puuviljadieeti, mida Steve Jobs väga tugevalt tegi, siis selle järel ka, et ta pikalt mingi aeg tegi nädal aega vist, läks tema pankreas põletikku ja tal oli rämedad kõhuvalud. Versus näiteks igasugused teraviljad, siis teraviljad ka nagu lähevad meie energiaks lihastesse, glükogeeniks, ehk siis varuenergiat oli maksas ja lihastes. Puuviljasuhkuru energia ja alkoholienergia saab minna ainult maksa, täita maksas seda glükogeeni varu, aga lihastest seda ei jõua. Ja kui me mõtleme siis toidul on ka erinev mõju meie veresuhkrule. Süsivesikud tõstavad kõige rohkem, valgud keskmiselt, rasvad kõige vähem. Ja on olemas siis, võib-olla kuulnud ka glükeemiline indeks ja on glükeemiline koormus. Need on natuke erinevad. Glükeemiline indeks näitab seda, et paberi peale, et millist mõju peaks toit avaldama. Aga päriselt loeb see, et kuidas on see glükeemiline koormus ja kuidas see mõjub minu kehale või sinu kehale. Ja me võime erinevalt olla mõjutatud toiduainetest. Ja siin ka on siuke ka näide, et kui keedetud tatral on glükeemiline indeks on 50, siis tegelikult mõjub see koormusena meile palju ohutumalt. Ja mida väiksem siis koormuse number, siis seda kasulikum meie kehal on, seda madalama on meie veresuhkur ja mida madalam meie veresuhkur, seda parem on ennetada seda diabeeti. Samamoodi kui me oleme diabeediseisundis, on hea võimalus, kuidas seda alla tuua, et lõpuks siis teist tüüpi diabeedi puhul siis, et sa saad pöörata tagasi seda olukorda ja su keha funktsioneerib jälle hästi. Aga võtame näiteks ka tervisliku naturaalse õunamahla, siis tema glükeemiline koormus võib olla suurem isegi, kui on Coca-Colal. Jah, seal on mingid vitamiinid, aga üldse mahl, see ei ole hea vitamiiniallikas, kui on ta suhkruvesi tegelikult. Need vitamiinid on paremates allikates ka ja puuvili üldises mõttes on ju, see on kiudained. Ja see, et kui meil areneb välja insuliiniresidentsus, siis see üks suuremad sümptomidega kogu aeg see nälg, pidev nälg, kogu aeg tahaks süüa. Ja miks see tekib? On see, et meil siis on rasvarakkudest liigub muidu informatsioon ajusse ja see on nii-öelda siis meie leptiin. Leptiin annab teada, et lõpeta söömine. Aga see info on nagu läinud nagu spämmikausta, ehk siis kui te ette Gmailis sul on spämmikaust ja siis see info kogu aeg tegelikult lähebki sinna, sest seda kogu aeg tuleb peale, et kõht täis ja seda esineb siis eriti, kui on ülekaalulisus. Aga see ei pruugi olla. Ja nüüd ka täpselt, et see rasv on tegelikult väga oluline ka meil kehal. Et mida vähem rasva, siis seda raskem on näiteks rasestuda, et viljakusprobleemid tekivad kohe, tsüklihäired. Et see leptiin mängib hästi olulist rolli veel. Aga tema roll on siis anda teada, et kõht on nüüd täis. Aga insuliiniresidentsusega ei ole seda. Ja esineb rohkem seda greliini hormooni. Ehk siis greliin annab teada, et aeg on süüa ja tema siis on ka põhimõtteliselt tekitab olukorra, et kus siis kogu aeg me tahame süüa, aga leptiiniresidentsus järgneb siis insuliiniresidentsusele. Ja ongi see, et kehas on palju leptiini, eks ju, aju ei reageeri leptiini, aju arvab, et ta on keha näljas, ainevahetus aeglustub ja isu suureneb ainult. Ja nüüd me saame rohkem sisse järjest, kui meil on kogu aeg nälg. Tarbime rohkem kaloreid, esineb rohkem lipogeneesi
ja hakkab rohkem tekkima keharasva peale. Ja kui me läheneme ka kaalu langetamise tihtipeale, on see kaloridefitsiit, et me peame jälgima taltriku reeglit, regulaarne söömine, aktiivsus, tarbi rohkem kiudainet, siis tegelikult see on nagu jäämäe tipp. Ja siin on mõned nagu need põhipõhjused, miks see keharasv meil tuleb, miks me võtame kaalust juurde. Ja siin mõned näited ka. Aga number 1 probleem on see insuliin. Stress üleüldises mõttes on ka hästi rasva tekitav, meil tekib see stressirasv kõhule just. Aga kui mina vaatan nagu peale, kui ma esimene soovitusena ütleks inimesele, mida siis teha, mida muuta, siis on see, mida ma nagu varem rääkisin, ongi see veresuhkru peale mõtlemine. Ja alles muud asjad võiksid tulla hiljem siis. Ja üleüldises mõttes ka, et lihased, mida rohkem lihaseid, seda parem see veresuhkru regulisatsioon on. Aga probleem on selles, et teinekord fitness inimesed 20 aasta vanused, kellel palju lihaseid veel ei ole hakanud tekkima vanusest tingitud lihasmassi kadu, siis neil ka kiirelt viiakse see veresuhkur ära, ei ole probleeme, söövadki kõik asju sisse endale, pole vahet, kui me kulutame ära. Aga mida vanemaks me saame, seda enam me peame hakkama mõtlema sellele ja just sellele veresuhkrule. Ja nüüd, kui sa said mingit mõistmist, on võimalik teha muudatusi hästi, ehk ennetada kõige hullemat. Ja mis on see võti ennetamaks diabeeti, et tulla ära sealt teist tüüpi diabeedist, kus oli minagi eeldiabeedi seisundis põhimõtteliselt, on see veresuhkur ja kõige niisuguse parem soovitus ongi, et vanasti, kui ma arvasin 6 aastat tagasi, hakkasin sellele mõtlema, siis meil ei olnud sellele saadagi glükoosimonitori, mida on võimalik siis pidevalt peale panna mõõta. Ma mäletan, ma tellisin endale see, mis näpu otsast saab mõõta, mis perearstidki võtavad seda põhimõtteliselt, aga kõige olulisem on, et sa peaksid saama enda veresuhkrust aru kogu selle 24 tunni jooksul. Et kuidas ta nagu muutub erinevate toitudele, sest ma toon näite. Kui inimene on väga kehvasti maganud, et ta on näiteks öökull, läheb kell 1 magama, 12 ja tal on ikkagi perearst kella 8 pandud, ehk siis ta on vaja mõõta veresuhkrut ja see inimene on vähe maganud, ta ei ole hommiku inimene, siis tema veresuhkur võib olla väga balansist väljas sellel hommikul, sellel hetkel. Aga nüüd me mõõdame ühe korra, ühel hommikul, ma ei tea, 6 aja jooksul 1 kord, siis perearst vaatab, issand, veresuhkur on praegu 7,4, väga kõrge on. Ja sul on see pidevalt olnud siin, me oleme 3 korda siin 3 kuu jooksul mõõtnud ja mul on tunne, et võib-olla peaks võtma mingi veresuhkru langetuse mingid ravimid. Aga probleem ei ole seal ja see mõõtmine toob tulemusi lõpuks. Ja nüüd on võimalus investeeringu ka, ma vaatasin, on olemas niisugused head lihtsad, on glükoosimonitorina võimalik tellida, Dexcom on, kes oli esimesi niisugused, kes apteegis müüs juba, võimalik ise osta, suuremates apteekis oli olemas alati. Nüüd on tulnud ka konkurendid ja siin näiteks ka 110 €, 30 päeva saad kogu info teada oma veresuhkrule, kuidas mõjub. Ja sa hakkad nägema seoseid, et kui sa sööd väga kõrge mingit toitu, mis ajab veresuhkru väga kõrgele, siis sellele järgneb ka sul unekooma kohe. Nüüd sa hakkad neid 2 asja nagu kokku panema, kui ma ei taha seda unekoomat tunda, okei, ma saan muuta, on ka samamoodi see toitumisel on nagu see järjestikus söömine näiteks, et süüa salat enne, siis see veresuhkru tõus on väiksem. Ja seda räägib siis glükoosi revolutsiooni raamat hästi, mis tõi selgus selle koha pealt, et me ei pea kartma seda veresuhkrut hullult, aga me võiks mõelda seda, et kuidas neid toiduaineid võiks süüa, mis järjestuses. Ja samamoodi näiteks peale söömist 10 minutit jalutada, hakkab su lihased tööle ja su veresuhkur läheb ka kiiremini alla normaalsusesse. Et siin on nagu palju häkke, ma soovitan. Ma loodan, et sa said pähe mingit struktuuri, mingit mõtteainet, et kuidas siis läheneda toitumisega
oma sellele olukorrale, et kus sul on diabeet, teist tüüpi diabeet välja arenenud või sul on kõrge veresuhkur või kellegi sul lähedasel äkki on, siis sa jaga videot kindlasti. Ja ma sooviks kindlasti tagasisidet, et kui minu jaoks see asi võib-olla selgitus oli lihtne, võib-olla sinu jaoks ei olnud. Ja ma saan need videot uuesti sisse salvestada, ümber teha midagi. Eesmärgil ongi tuua teadlikkus siia sellesse mürarikkasse maailma. Ma soovitan ka ikkagi võtta mõtteviis, et sina ise vastutad oma keha eest, sa ei saa loota, et arstid teavad kõike. Ja minu põhimõte ka, mis on see, et ma hoolitsen keha eest täna selleks, et ma peaks homme kahetsema. Ehk siis sinu harjumused, muudatused, need tegevused, mida sa teed täna, annavad sulle järgmiseks päevaks või järgnevateks aastateks tegelikult selle peegelduse. Nii et kui sa tahad näha hea välja, nagu Mark Sisson, siis kindlasti on see, et veresuhkur ja isegi vähem söömine, ehk siis kui me saame need hormoonid balanssi, siis meil muutub kõik. Ja kui ma praegu ei andnud samm-sammulist lähenemist, siis kui sul on huvi, siis ma kindlasti on mõte panna kokku siuke programm, siuke lihtne lähenemine, mis on jätkusuutlik ja toob lahendusi. Aga praeguseks aitäh, kuulasid lõpuni ja kohtume siis juba järgmises videos.